Tšetšeenia juht Ramzan Kadõrov vedas Vladimir Putinit räigelt alt ega saada enam kadõrovlastest ehk tšetšeenidest sõdureid Putini sõtta. Kas mäletate neid 2022 aasta videoid, kus hordidena kadõrovlastel olid kaamerad, hüüti Ahmad Sila, Kadõrov ise ähvardas jõuda Londonini ja nii edasi. Siis kutsuti kadõrovlastest sõdureid isegi TikToki armeeks. Aga nüüd mõelge, millal te viimati kuulsite tšetšeenidest selles sõjas midagi? Minu arvates kadusid need videod järsku kuhugi ära, just neid pole ammu enam olnud. Ja täna selgitas väljaanne The Economist, miks kadõrovlastest äkki uudistes enam ei räägita. Selgub, et Kadõrov lihtsalt saboteerib oma meeste saatmist Ukrainasse rindele, samas jätkab ta kaamerate ees ilusasti esinemist ja nimetab end Putini jalaväelaseks. Vaatame selle loo nüüd üksikasjalikult läbi, sest tegelikult ütles Kadõrov vananevale Vladimir Putinile, et kuule, see on sinu sõda, pead ise sellega tegelema. Seal ei saa olema ühtegi tšetšeeni. Algatasid sõja, nüüd lahenda see ise. Minu nimi on Aleksei Pitši, uurime seda teemat koos. Aga enne kui alustame, palun tellige kanal. Oleme teel 300 000 tellijani, seega olen tänulik iga teie tellimuse eest. Nii et The Economisti andmetel rääkis Tšetšeenia juhtkonnale lähedane allikas, et hoolimata avalikust lojaalsusest Kremlile ei ole Ramzan Kadõrov tegelikult valmis massiliselt saatma Tšetšeenia elanike sõtta Ukraina vastu. Allikas ütleb The Economistile sõnasemalt järgmist. Tšetšeenia huvid lihtsalt enam ei ühti Kremli eesmärkidega Ukrainas ja Kadõrov ei taha ohverduda vabariigi elanikkonda niinimetatud Vene maailma nimel. Kuigi ta ise väidetavalt kiitleb oma rolliga Putini jalaväelasena, saab ta suurepäraselt aru tegelikust olukorrast. Asi on selles, et Kadõrov lihtsalt mõistis, et kiiret võitu enam ei tule. Ja seetõttu ütles ta justkui Putinile, et edaspidi pead ise hakkama saama. Ja nüüd numbrid, mis paljastavadki kogu selle loo koos pateetiliste hüüetega, Ahmat on jõud. No tõesti, milline jõud, sellest saame kohe aru. Kadõrov tuletab meelde, teatas avalikult. Kadõrov väidab, et Tšetšeenia on rindele saatnud üle 70 000 tšetšeeni võitleja. See on võrreldav umbes 10%-ga kogu Tšetšeenia meesrahvastikust. See kõlab muidugi muljet avaldavalt, kuid siin on tegelikkus. Tšetšeenide osakaal moodustab vaid umbes 0,2% kogu Venemaa armee kinnitatud kaotustest. See tähendab, et kas 70 000 number on lihtsalt ilustatud arv akadeemia jaoks või siis hoitakse tšetšeene rindel tõesti nii, et nad seal eriti ei hukuks. Ehk siis hoitakse neid rindeliinist kaugemal ja et nad saaksid luua hirmu äratava mulje, aga mitte midagi enamat. Ja tundub, et just see teine variant ongi tõsi. Allikad väidavad, et tšetšeeni sõduritele soovitatakse otse, et nad hoiaksid end ja ei läheks eesliinile. Las siis Vene Ivanid ja võib-olla ka burjadid lähevad surema, aga Kadõrovi mehed teevad ainult võiduvideoid. Vene Ivan suri, mis siis ikka? Kellele see Vene Ivan üldse korda läheb? Nõustuge, see kõlab naljakalt armee kohta, mis Kadõrovi sõnul pidi jõudma Londonisse, aga eesliinile nad ikka ei lähe. Lähevad Londonisse. Aga kõige ees olevale positsioonile ei lähe nad mitte mingil juhul. Ja nüüd meenutame, kuidas see kõik üldse algas, sest kontrast on siin tõesti silma torkav. 2022 aastal hakati Kadõrovi mehi kutsuma TikToki vägedeks. Nende üksusi, keskmiselt umbes 200 inimest, saatis terve armee videograafe, kes filmisid neid võidukaid raportaaže mitme kaameraga korraga. Ühelgi teisel Vene üksusel polnud nii palju operaatorid koosseisus. Iga tšetšeen, kes sattus kaadrisse, pidi isiklikult pöörduma niinimetatud Padišahi poole, see tähendab Robsan Kadõrovi enda poole, andes kinnituse käsu täitmise kohta. Etendus oli peamine toode, mitte lahingutulemused. Peamine toode oli ilus video. Ja siin hakkas tegelikkus lahknema. Juba esimestel päevadel, kui venelased Ukrainasse tungisid, nende kolonni, see tähendab Kadõrovi meeste kolonni, purustasid Bayraktarite löögid. Hukkus 10 Tšetšeenia palgasõdureid. Vene sõdurid ise naersid nende üle.
ja ma tuletan meelde, et see on see vana meemi video pealt kuulatud vestlusest. Üks Vene okupant ütleb oma naisele sõna-sõnalt, tsiteerin, Ahmat Ahmatsila panid plehku. Vabandust, aga see on tsitaat. Neid kasutati ka tõkestusüksustena. See tähendab, et üksused, kes pidid tulistama oma taganevate Vene sõdurite pihta, kuigi ei, mitte oma. Nad ju saavad aru, et Vene Ivan ei ole nende jaoks ebaõiglane. Lisaks on kaderovlased silma paistnud ka sõjakuritegudega, sealhulgas Butša veresaunaga. Nii et see sama vaiuhäälne kuvand võitmatutest islami sõdalastest osutus tegelikult propagandashowks kaamerate ees, mitte tõeliseks lahingujõuks. Kuid isegi see show, nagu te aru saate, on kuskile kadunud. Juba 2022 aasta septembris, kui Vladimir Putin kuulutas välja üldmobilisatsiooni kogu Venemaal, Kadirov teatas oma operatiivstaabi koosolekul, et Tšetšeenias mobilisatsiooni ei toimu, sest vabariik olevat juba plaani ületanud tänu vabatahtlikele. Mäletate ju, neid olevat väidetavalt 70 000. On märkimisväärne, et vaid mõne päeva pärast hakkas tema pressiesindaja Ilman Vahidov ümber lükkama teadet, et mobilisatsioon Tšetšeenias on tühistatud. Väites, et see kõik on mingite opositsiooniliste väljaannete ja välisagentide laim. Et Kadirov polevat midagi sellist öelnud. Mis te nüüd? Isegi siis, juba 2022 aastal oli selgelt näha vastuolu. Ühelt poolt ütles Kadirov avalikult, et mobilisatsiooni ei tule, aga teiselt poolt püüdis tema pressiteenistus seda kõike maha vaikida ja jätta mulje, et midagi erilist pole öeldud. Juba siis oli selge, et kadirovlased on lihtsalt kuvand, et näidata, vaadake, kadirovlased, nad on ju harjunud, et Vene Ivanid lihtsalt kardavad neid. Tõepoolest, kui palju oli Venemaalt neid videoid, kus kadirovlane astub autost välja ja kõik lihtsalt, tegid püksi? Mäletate neid videoid Venemaalt, kui need kadirovlased automaatidega mööda Moskvat käisid, tulistasid õhku ja arvati, et ukrainlased käituvad samamoodi nagu need venelased. Nad lihtsalt näevad kadirovlast ja ehmuvad. See on ju kadirovlane. Aga nii ei läinud. Natuke pandi mööda. Need kadirovlastest, mäletate, seal Kadirov ütles Zelenski, ma tulen su järele. Midagi nagu ei jõudnud kohale ilmselt. Ja nüüd 4 aastat hiljem, majandusteadlane kinnitab sisuliselt, et see sama 2022 aasta lugu polnud ühekordne episood. See oli Kadirovi süsteemne strateegia. Kadirovil õnnestus välja anda hinnangul tollal vältida ulatuslikku sundmobilisatsiooni vabariigis ja samal ajal kasutas ta sõda selleks, et tugevdada oma mainet Tšetšeeni rahvakaitsjana. See tähendab, et ta samal ajal avalikult toetab Putinit kaamerate ees ja samal ajal hoiab vaikselt oma inimesi eemal päris sõjast. See on selline klassikaline väiksema diktaatori käik suurema diktatuuri sees, teate küll. Ehk siis Tšetšeenias on ta nagu kangelane, kes ei saatnud oma inimesi sõtta, aga samal ajal ütleb avalikult, kui vaja, laske mind läbi, ma tapan selle Zelenski ära. Ja üldse jõuame ka Londonisse välja. No, selline ongi see olukord. Miks Kadirovil see üldse õnnestub, on samuti lihtsasti seletatav ja asi pole ainult Kadirovi enda kavaluses. Asi on selles, et kohalikud elanikud, kes on vanemad kui 35 aastat, mäletavad hästi hävitavaid Tšetšeenia sõdu, pommitamisi, puhastusoperatsioone, kõike seda, millest vabariik juba läbi elas Jeltsini ja varase Vladimir Putini ajal. Ja selles ühiskonnas pole praktiliselt mingit toetust uuele suurele sõjale, mis võib võtta veel ühe põlvkonna Tšetšeeni mehi. Nii et Kadõrov loeb sisuliselt lihtsalt oma rahva meeleolu ja saab aru, et tegelik massiline mobilisatsioon võib talle palju kallimaks maksma minna, kui mingi kiilaka kääbuse Vladimir Putini rahulolematus. Nii et kui kõik see kokku võtta, siis 2022 aastal olid Tšetšeenid kõige häälekam ja kõige rohkem ülespuutud osa Vene propagandast, koos kaamerate, loosungite ja lubadustega jõuda Londonini. Tegelikkuses osutusid nad butafoorseks üksuseks minimaalsete tegelike kaotustega, mis nüüd, 2026 aastal, on lõplikult varju kadunud. Sest nende enda Padishah otsustas, et see on Putini sõda, kuid see pole põhjus saata oma kaasmaalasi surema mingi võõra Vene maailma eest. Noh, teate küll, hea on olla Putini jalaväelane sõnades, aga hoopis teine asi on siis, kui jutt käib päris kirstudest, mis hakkavad vabariiki saabuma. Sellest kõigest võime teha ühe lihtsa järelduse. See puudutab mitte ainult Tšetšeene, mitte ainult Kadõrovi mehi, vaid üldiselt kogu alaarenenud Vene Föderatsiooni. Järeldus on selline. Vene karu on ainult sõnades suur ja võimas.
aga kui see karu saab vastu nina, muutub ta äkki tavaliseks loomaks, jahitud loomaks, kes kardab, kes peidab end, kes imeb oma käppa ja kõik. See ongi kõik. See ongi tõeline Vene karu, mitte see, millisena teda kujutatakse. Sama lugu on ka Kadõroviga. Kõik tema vaprad võitlejad lihtsalt haihtusid, aga sõda jätkavad teate kes? Tavalised Vene Ivanid, kellest pole üldse kahju. Siia panen 3 punkti, teie arvamusi ja järeldused kirjutage selle saate kommentaaridesse. Tellige kanal, pajutage kellukesele ja ärge unustage vajutada meeldib nuppu. Sellega on kõik, hoolitsege enda eest, kõike head!